Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Alustame tarbijakaitseteadetega. Eile viidi valitsus remonti, sest juba pikemat aega ei töötanud ta õieti, häält tegi omajagu, aga kasu ei olnud tast midagi ja samuti olid ekspluatatsioonikulud märkimisväärsed. Seda, et lugu on keskmisest tõsisem, näitab ka see, et valitsus ise arvab, et ta suudab ise ennast remontida ja hakkama saada ka kõrvalise abita. Garantiiremondi aeg on läbi ja valitsusremont tuleb nüüd tarbijatel kinni maksta, ehkki alguses oli lootus, et ta veab kauem välja kui eelnevad valitsused. Valitsusremondimehed otsivad nüüd paljude vanade lõhki ja laiali lennanud või jooksnud valitsuste juppidest midagi kokku, panevad jälle asja tiksuma, aga hoiatavad, et seda kuni järgmise korrani. Normaalseid osi pole saada juba ammu, millest üks korralik valitsus kokku panna ja kogu aeg tuleb kombineerida midagi lammutusest leitu baasil. Nii juhtubki, et inimesed alati loodavad, et nüüd on uus valitsus, aga mõne aja pärast selgub, et kõik läheb ikka nii nagu vanasti. Ja operatiivteenistuse teateid. Eile kutsuti Toompea lossi paranormaalsete nähtuste uurimisgrupp, sest mitmed rahvasaadikud olid lossis ringi liikudes kuulnud mõistuse häält. Saadikute sõnul oli tegemist päris ehmatava kogemusega. Mõistuse häält kuuldi nii lossi koridorides, tualettruumis, kohvikus, mõne aja pärast ka istungite saalis, kus arutati parajasti Rail Balticu ehitamisega seonduvat. Mõistuse häält kuulis enamik Riigikogu ja valitsuse liikmetest, üksmeelselt hinnati kogemust jubedaks, ootamatuks, segavaks ja töömeeleolu pärssivaks. Kõige häirivam oli Riigikogu liikmete sõnul see, et mõistuse hääl soovitas jätta raudtee ehitamata ja keskenduda pigem riigikaitsele. Uurimisgrupp on lossi võtnud nüüd põhjaliku jälgimise alla. Kõik meie agentuuriga vestelnud poliitikud aga kinnitasid oma kindlameelsust ja sõltumatust ja lubasid mõistuse häält ka seekord mitte kuulda võtta ja mõistuse diktaadile mitte alluda. Samal teemal valitsus kuulas eile ära ka arendajate, keskkonnaaktivistide ja teadlaste seisukohad uute kaevanduste rajamise teemal. Kuigi enamikel juhtudel prognoositakse kaevandustega kaasnevat suuremat või väiksemat keskkonnakahju, on uute kaevanduste rajamine siiski perspektiivikam kui loodushoid. Uued kaevandused annavad teede ja raudteede ehitamiseks hädavajaliku killustikku ning kui meil on head teed, siis saavad inimesed mugavalt ja kiiresti sõita sinna, kus keskkond ei ole nii rikutud. Kui kodukandis enam pole võimalik elada, siis mugav vast valminud, kõikidele nõuetele vastav tee kusagile mujale korvab selle ebamugavuse. Korras teid ja uut raudteed kasutades on inimestel võimalik alati kiiresti sõita ka sinna, kus on veel säilinud looduskaunid kohad ja vaatamisväärsused ja nii ei olegi oluline püüda kramplikult säilitada väärtusi koha peal, kui on loodud eeldused nendeni kiirelt soovi korral jõuda. Uued kaevandused annavad meile kiire ühenduse mis tahes kauni maailmapaigaga, seisab kohtumise lõppraportis. Ja Riigikogu täiendas eile annetusseaduse mitmeid sätteid ja reguleeris ka erakondadele tehtavaid annetusi ja keelatud annetusi, samuti reguleerib uus seadus nüüd ka erakondade poolt tehtavaid üleannetusi. Annetused otsustati siduda üleannetuste arvu ja mahuga ja see võimaldab erakondadele nii suuremaid annetusi kui ka üleannetusi. Viimaste lubatud arv on senise 10 asemel tõstetud 270 üleannetuseni aastas. Samuti on lubatud salajaste üleannetuste tegemine, mis kunagi päevavalgele ei tulegi. Nende maksimaalne lubatud hulk on seniselt 20 tõstetud 80.